Praegu on saabunud juba see aeg, kus linnaruumis algavad erinevad tööd. Te kõik näete, et istutatakse juba lilli, nagu ka eelmistel aastatel, ka sellel aastal istutame üle 20 000 lille. Aga algavad ka suuremad investeeringud ja suuremad ehitused ja remondid. Ja kõige suurem projekt rahaliselt on staadioni rekonstrueerimine. Selle projekti maksumus kokku on umbes 4 miljonit. Nüüd me oleme läbi viinud riigihanke rekonstrueerimistöödeks ja siin saime suhteliselt head pakkumised. Nii et varsti peaks hakkama staadioni rekonstrueerimine pihta ja nende tööde teostamise tähtaeg on 1. juuli 2026, see tähendab, et järgmise aasta suveks peab siis staadion olema valmis. Ja siis esimesed sellised sammud selle staadioniga seoses on veel need, et sportlastele siis pakume välja alternatiivse koha, kus nad siis saavad treenida niikaua, kui staadion ise on remondis. Ja huvi on tuntud ka staadioni jooksuradade kummikatte vastu. See on sellised kummimatid ja on olnud pöördumisi, et kuidas neid saab. Nende müügiks kuulutab spordikompleks välja enampakkumise. Et varsti siis avaldatakse ja siis kellel on huvi, saab osaleda. Teine suurem projekt on Viru puiestee rekonstrueerimine ja ka siin on meil pakkumised olemas. Selle projekti maksumus on kokku 3,8 miljonit eurot ja need pakkumised saime ka nendes piirides, mis me siis eeldasime. Et need pakkumised jäid ka eeldatava maksumuse piiridesse ja loodetavasti siis tööd algavad varsti. Seoses soojatrassi rekonstrueerimisega me olime sunnitud siis need tööd jagama 2 aasta peale ja tööd algavad sellel aastal ja lõpevad siis järgmise aasta sügisel. Et see on väga ilus projekt. Me varem oleme seda tutvustanud, et siis jaguneb seal selliseks käimise alaks ja sellisteks tegevusaladeks. Ilus kate, palju erinevaid tegevusi on võimalik seal promenaadil teha ja eraldi on siis ka jalgrattatee, kus esmakordselt Ida-Virumaal kasutatakse roheasfalti, see on siis sellisest keskkonnasõbralikust materjalist, ligniinist. 3. projekt on ka suur projekt, millest on palju juttu olnud, on siis Pavlovi tänava sõidutee laiendamine, et sinna ehitada kõnnitee, rekonstrueerida trepp. Kõik need 3 projekti toimuvad toetuse rahadest. Et Pavlovi tänaval on see 500 000 toetus, Viru puiesteel on üle 2 miljoni ja staadioni puhul on siis üle 2,5 miljoni toetuse rahad. Ja Pavlovi tänava rekonstrueerimise leping on sõlmitud ja ehituse tähtaeg on siis selle aasta oktoober, siis peavad olema tööd tehtud. Ja järgmiseks on meil teedremondid, et iga-aastane selline auguremont, see hange on meil tehtud, tööd varsti algavad, siis on kvartalisiseste teede remont, seda teeme umbes 150 000 eest, seal on lõigud kindlaks määratud ja ootame pakkumisi, järgmine nädal peavad tulema pakkumised, tööde teostamiseks on siis 2 kuud aega. Edasi on iga-aastased markeerimistööd, sellel aastal keskendume rohkem bussipeatustele, et neid on siin ehitatud. Siis on selline suur projekt, kus me teeme koos Narva-Jõesuu linna ja transpordiametiga kergliiklusteed Sillamäelt Vaivara raudteejaama. Siin on leping sõlmitud ja tööd varsti algavad. Ja siis on tehtud uusi bussipeatuseid. Ühe bussipeatuse ehitamine Reveli tänaval veel toimub. Ja on olnud ka pöördumisi 15. maist, siis on meil uus bussigraafik. On olnud pöördumisi, tähelepanekuid linnaelanike poolt
et paljud kiidavad, aga mitmed on ka öelnud, et nendel on see ebamugav, et siis neid tähelepanekuid me loomulikult ootame ja siis teeme analüüsi, et kas on vaja seda graafikut muuta ja võib-olla ka peatusi kas juurde panna või nihutada, et kui on selliseid tähelepanekuid, siis kindlasti palume esitada.